Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Selles videos ma räägin soojusülekandest, erinevatest viisidest, kuidas soojusülekanne toimub, ehk siis soojusjuhtivusest, konvektsioonist ja soojuskiirgusest ning lõpuks räägin ka isoleerimisest. Ehk siis soojusülekanne, see on lihtsalt soojuse levimine kõrgema temperatuuriga kehalt madalama temperatuuriga kehale, ehk siis väga lihtsalt, näiteks kui sul on laud, laua peal on, ütleme, tass, see on tass nüüd, ma ei tea, kuuma veega või ütleme teega, siis ütleme, selle tassi ja vee temperatuur on umbes 80 kraadi, toa õhutemperatuur, see on mingi umbes 20 kraadi Celsiust. Nüüd, kuna see keha on kuumem, siis temalt liigub energia, ehk siis soojus, liigub nagu lauda, liigub õhku, liigub igale poole. Ja oluline on just see, ehk siis selles definitsioonis ma rõhutan, ehk siis soojus levib ainult kõrgema kehaga temperatuurilt madalama temperatuuriga kehale. Näiteks kui meil on teine juhtum, see on nüüd juhtum number 1, esimene juhtum, aga nüüd lähme sauna. Juhtum number 2, ehk siis meil on see sama teetass, ütleme, et siin on ikka 80 kraadi, nüüd sauna õhk on, ütleme, 90 kraadi, see on nüüd saunalaval, ütleme, et siin on 90 kraadi Celsiust. Siis mis juhtub, on hoopis see, et sauna õhk on soojem, see tähendab, et soojus liigub soojemalt kehalt, me võime õhku põhimõtteliselt ka vaadelda nagu kehana, liigub sinna külmemale kehale. Või siis olukorras, kus meil saunas näiteks on samuti 80 kraadi ja teetass, see on samuti 80 kraadi, siis soojusülekannet ei toimu. Siis soojusülekanne on see, kui kuumemalt kehalt läheb külmemale kehale soojus. Soojusülekannet on 3 liiki põhimõtteliselt. Kõigepealt räägin soojusjuhtivusest. Et selleks võtame lihtsalt näite, et meil on kastrul. Kastrul on, ütleme, rauast, käepide on ka rauast ja keedame selle sees mingit suppi. Ja keedate seda suppi, selle alt me kuumendame teda. Nii kuidagi ma pean paremini unistama. Jah, see on pliidiraua peal, alt tuleb kuumus siia, siis meil on siin on mingisugune vesi, see saab kuumemaks ja nüüd soojusjuhtivus on põhimõtteliselt see, et kui sul on mingi asi läheb soojaks, sellepärast, et ta on mingi teise sooja asja vastas. Näiteks siin, mis meil juhtub, on see, et potipõhi läheb kuumaks, on ju. Ehk siis need osakesed hakkavad siin kiiremini liikuma, potipõhi on kuum. Nüüd, mis edasi juhtub, on see, et siin külje peal on veel mingi osake, see läheb ka kuumaks, sellepärast, et ta on vastas seda poti külge, mis on samuti kuum. Ja niimoodi see kuumus levib ja ta levib isegi sanga, sellepärast, et siin potisanga see osakene on kuum, sellepärast, et ta kõrval on kuum osake ja tema paremal pool on nüüd küll jahedamad osakesed ja soojusülekandes me just rääkisime, et soojus levib kõrgema temperatuuriga kehalt madalama temperatuuriga kehale, siis siin see soojus levib edasi. Nii et kui sa katsud seda metallist käepidet, siis sa katsud seda ja sa tunned, et see on kuum, sellepärast, et see oli teise kuuma asja vastas. Võib-olla mingi veel üks näide on see, et kui sa paneksid nüüd metallist lusika siia sisse, siis see metallist lusikas samuti saab kuumemaks. Seda on teise kuuma asja vastas, siin need osakesed hakkavad võnkuma, nad võnguvad ja see läheb üha kuumemaks ja kuumemaks. Nüüd mingitel ainetel on halvem soojusjuhtivus, näiteks kui sa võtad puidust lusika, ütleme, ja paned puidust lusika siia sisse, mängime, et see on puidust lusikas, siis puidust lusikas ei juhi nii hästi soojust, ehk puidust lusikas ei lähe nii kiiresti kuumaks, kui see metallist lusikas läks. Või siis me võime veel öelda näiteks halvad soojusjuhid on õhk, on ju. Mingid sellised, et meil on nagu erinevatel ainetel on erinev soojusjuhtivus. Räägime nüüd järgmisest sellest soojusülekandeviisist, mis on konvektsioon. Ja konvektsioon, see on lihtsalt siseenergia levimine, ehk siis selle soojuse levimine, mis kuskil on, vedeliku või gaasivoolu liikumise tõttu. Näiteks, kui sul on toas radiaator. Siin meil on radiaator. Ma ei oska radiaatorit joonistada, aga ütleme, et see on radiaator. Nüüd radiaator soojendab õhku. Mis siin on? Õhk soojeneb. Nüüd see õhk liigub siia suunas. Selle kaudu terve tuba muutub soojemaks. No siis ta jälle jahtub, liigub tagasi radiaatori juurde, siin ta jälle soojeneb, läheb uuesti ringile ja nii edasi. Ehk siis soojus levib tervesse tuppa just tänu sellele, et see radiaatori juures siin see õhk sai soojaks ja see õhk nüüd levib teistesse kohtadesse. Sama juhtub näiteks, kui sul on vett soojendad. Siin on vesi,
siis me hakkame altpoolt teda soojendama. Siin saab vesi natuke soojemaks, ta liigub ülesse poole, ta natuke jahtub, ta hakkab allapoole liikuma. Ehk siis selline liikumine toimub vee keetmisel. Ehk siis see vesi liigub siin ringi, seetõttu terve see vesi kõikjal siin poti sees soojeneb. Ehk siis konvektsioon, soojusülekanne selle läbi, et vedelik või gaas liigub. Ja nüüd võtame kolmanda näite, mis on soojuskiirgus. Ehk siis kui me mõtleme näiteks, kust me saame enamasti soojust, on päike. Nüüd kui meil on päike, siis meil on, me elame siin maa peal, on ju, siin meil on mingisugune vesi ja mis iganes veel. Aga kui ma seisen siin maa peal, siis ma ikkagi tunnen soojust. Aga päikesel, meil ei ole mingisugust latti, on ju, mis läheks päikeselt maa peale. Meil ei ole mingi õhku, on ju, sest kosmoses meil on vaakum. Siin vahel on vaakum. Vaakum tähendab seda, et seal ei ole õhku ega midagi muud. Ehk siis siin on tühi ruum põhimõtteliselt. Seal ei ole midagi, mille kaudu see energia päikeselt saab meieni tulla, see soojus. Nii et kolmas viis, kuidas soojus levib, on soojuskiirguse kaudu. Ehk siis soojusenergia saab liikuda ka lihtsalt lainena niimoodi maa peale. Samuti soojuskiirgust, see on elektromagnetlaine, aga see, mis täpselt elektromagnetlaine on, võib-olla mõni on kuulnud, võib-olla mitte, ei ole nii oluline, aga näiteks ka kindlasti inimesed on kuulnud sellest, et meil on näiteks soojuskaamerad, see töötab ka sellepärast, et inimesed näiteks kiirgavad soojust või potid kiirgavad soojust, ehk siis kõikides nendes näidetes tegelikult, siin tegelikult toimub soojuskiirgus ka. Selles radiaatoris toimub ka mingil määral soojuskiirgus. Samuti siin poti sees on ju, meil on mingisugune soojuskiirgus. Lihtsalt see, et tavaliselt kui näiteks testides või kuskil küsitakse, siis küsitakse, et mis on peamine, siis küsitakse, et milline siin toimub praegu. Aga näiteks poti puhul meil toimub ka, poti sees toimub konvektsioon, sellepärast, et siin veevool liigub, on ju. Samuti põhimõtteliselt võib mõelda niimoodi, et siit ilmselt aurustub mingisugust gaasi. See gaas, mis liigub siin ruumis ringi, on kuum, tema tõenäoliselt ka konvektsiooni teel on ju, soojendab seda ruumi. Kuigi võrdlemisi vähesel määral ikkagi, see on pisike potike. Aga et need on need 3 soojusülekande viisi. Soojusjuhtivus, ehk siis mingi asi on millegi vastas, seetõttu ta soojeneb, konvektsioon, mingi vedelik või gaas saab soojaks ja siis liigub ja seetõttu on soe, või siis soojuskiirgus, et lihtsalt mingisugused kuumad kehad kiirgavad soojust. Inimene kiirgab ka soojust, pott kiirgab ka soojust, hamster kiirgab ka soojust ja nii edasi. Nüüd soojusülekanne toimub nii kaua, kuni toimub ühtlustumine, ehk siis kui meil enne oli see nagu kastrul või mis ta oli, teekruusi näide, ütleme, et see teekruus siin on, ta oli, 80 kraadi Celsiust, toatemperatuur meil on 20 kraadi Celsiust, see energiaülekanne siin toimub seni kaua, kuni see tee põhimõtteliselt maha jahtub, ehk siis kuna tuba on hästi suur, siis teekruus ei suuda soojendada tervet tuba üles, aga küll aga see tee ise jahtub ära, ehk siis me võime öelda, et näiteks mingi aja pärast see teekruus on nüüd ise ka näiteks, ma ei tea, 20,1 kraadi Celsiust ja toatemperatuur äkki on ka 20,1 kraadi, nüüd sai väga valasti, 20,1 kraadi Celsiust. Ehk siis nüüd enam soojusülekannet ei toimu, see on sama soe kui see, ehk siis tuba on sama soe kui tee, enam soojusülekannet ei toimu. Nüüd viimane asi, millest ma lubasin, et ma räägin, on isoleerimine. Ehk siis isoleerimine tähendab seda, et ma kasutan mingisugust ainet, mingisugust materjali näiteks, vähendada soojusülekanne toimimist. Näiteks see on meile hästi oluline, sest kui sa lähed õue ja on talv, siis sa ei taha ära külmuda. Ehk siis sa kiirgad siin soojust, on ju, kõik asjad toimuvad, sa ei taha, et soojus sinu keha juurest väga eemale läheks, sest kui sul hakkab väga külm, siis sul on, esiteks on halb olla, teiseks sa võid ära surra, sest kui su kehatemperatuur on liiga jahe. Ehk siis mis juhtub, kui sa lähed õue, siis soojus kogu aeg sinu keha juurest läheb eemale. Sa oled soojem kui õue temperatuur. Õues on, mis ta on mingi, ma ei tea, ütleme -9 kraadi Celsiust, sina oled mingi umbes 36 kraadi Celsiust, sa oled soojem, seega soojus tahab sinu juurest ära minna. Ehk siis mida sa teed selleks, et mitte ära külmuda, on see, et sa paned riidesse. Ehk siis sa paned endale mingisugused asjad ümber, mis on halvad soojusjuhid. Näiteks enamasti me paneme endale riidet, mis on näiteks puuvilja, vilja, mitu kihti. Mida enam kihte sa siia ümber paned, seda halvemini saab soojus sinu juurest ära minna. Seda näiteks soojusjuhtivuse kaudu. Mida halvemad soojusjuhid on su riided, seda soojem sinul siin sees on. Veel üks näide, kuidas me kasutame isoleerimist ära, on näiteks, kui sa keedad suppi või mida iganes sa keedad ja paned kaane peale.
Ehk siis nüüd meil on vähem võimalusi, et siit soojus läheb välja. Kuidas see praegu töötab, on peamiselt selle kaudu, et need soojad gaasiosakesed, mis meil siit hakkavad välja lendama, nad ei saa enam nii hästi välja lennata, ehk siis vesi läheb kiiremini selles osas keema. Kuum õhk, mis siia tekib, ta ei saa ära minna ja tuba soojendada, ta peab soojendama seda vett, mis siin on. Või siis veel näide, kuidas me kasutame isoleerimist ja halbu soojusjuhte ära enda hüvanguks on majad. Ehk siis kui su maja sees sa tahad, et oleks mingi 20 kraadi Celsiust ja õues on jällegi -9 kraadi Celsiust, siis mis sa teed on lihtsalt, sa paned, näiteks me paneme klaasvill on selline materjal või sa ehitad on ju paksud seinad endale, näiteks kivist, kivi on samuti halb soojusjuht, ehitad siia ümber. Ja mida rohkem sa paned või mida halvema soojusjuhi sa siia ümber paned, seda väiksem tõenäosus on, et energia saab sult majast välja, ehk siis ta proovib siit minna, aga ta ei jõua väga kaugele. Versus kui sul on väga õhukesed seinad või siis väga halvasti soojustatud seinad, ehk siis soojusjuht ei ole alati, nagu mõni soojusjuht on selline, et ta on väga hea või halb soojusjuht, olenemata sellest, kui paks ta on ju. Ehk siis väga õhuke sein, see tähendab, et see saab siit paremini välja minna, kui õues on jahedam. Samal ajal, kui meil on sama asi töötab ja nüüd hästi oluline on see, et see ei juhtu ainult siis, kui õues on külm ja toas on soe. See juhtub vastupidi ka. Ehk siis kui meil õues on, ütleme, 36 kraadi sooja, 36 kraadi sooja, toas on, ütleme, 20 kraadi sooja, me ei taha, et toas läheks kuumemaks, samamoodi see isolatsioon siin kaitseb, ehk siis nüüd ei saa kuumus sisse. Ehk siis nüüd see töötab vastupidi ka. Ja samuti näiteks, kui sa mõtled mingi lumele, ehk siis kui sa, ütleme, et meil on hunnik lund või teeme, et meil on lumememm. Testi küsimus hästi sageli on näiteks see, et kui sa paned lumememmele salli kaela, kas see sulab nüüd aeglasemalt või kiiremini. Minu vastus oleks see, et ta sulab, ütleme, et lumi meil on umbes, ma ei tea, ütleme, et on 0 kraadi, õues on samuti mingi, ütleme, et on 1 kraad, siis see energia siin, ehk siis see õue soojus proovib nüüd siia lume sisse minna, et seda lund ja siis see lumi sulab, sellepärast et soojusülekanne, me tahame või kõrgema temperatuuriga kehalt tahab alati madalama temperatuuriga kehale minna soojus. Aga nüüd, kui meil siis sall on kaelas, siis see kaitseb natukene, sest ta proovib siia minna, aga ta ei jõua täpselt selle lumeni, sellepärast et see sall takistab. Ehk siis sall on halvem soojusjuht, see soojem temperatuur siin ei saa nii hästi sellele lumele ligi, sellepärast et see sall on kaelas. Ehk siis see isolatsioon toimub mõlemat pidi. Mitte ainult selleks, et hoida kuuma sees, vaid ka selleks, et hoida kuuma väljas. Majade puhul, termoste puhul ja nii edasi. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.